Elukutse ja ametivalikul võivad olla väga erinevad põhjused, kuidas inimesed selle sisemise otsuseni jõuavad. Neiud, teil on nüüd neiude kohta väga eriline amet, minu meelest vähemalt. Te olete katusemeistrid. Kuidas te jõudsite sellele? No selles suhtes, et minul kui ei ole väga huvitav, aga mul lihtsalt üks hetk oli tööd vaja ja siis mu sõber oli, et mul on üks sõber katusel ja siin on alati inimesi vaja. Ja kui sa oleksid huvitatud, siis sa võid ka minna proovima. Ja ma lihtsalt läksin proovima ja ma olin nagu, see on kõige lahedam asi maailmas. Ma leidsin tema kaudu. Ta tuli tänu mulle katusel. Ja. Mida endast kujutab see katusemeistri töö või katusehitaja töö teie jaoks? Kui te üritate sõnastada, mis teeb selle võluvaks? Kõrkus ja kartus. Mis see teeb minu jaoks huvitavaks? Mulle meeldib see, et ma saan oma kätega midagi ära teha. Nagu mulle meeldib füüsiliselt näha seda, et ma olen tööd teinud. Ja kui ma lähen katusele, siis ongi 0 projekt ja kui ma selle valmis teen, siis on sa näed, et sa oled midagi valmis teinud, see on kellelegi kasulik. Katuse ehitamise kohta käib igasuguseid selliseid käibenalju ja niimoodi, et katusega on niimoodi, et kuiva ilmaga pole katust vaja ja märjaga teha ei saa. Nii et teil on vaba aega piisavalt. Kui palju tööd on? No ikka on, suvel on ikka päris palju tööd. Suvel tuleb lihtsalt nii palju tööd teha, et talveks teenistus olemas, jah? Jaa, põhimõtteliselt küll. No Eesti talv, kui töötate Eestis, on selline suhteline mõiste, et siin ehituskoolis ma olen näinud, et katusemeistrid käivad õppimas sisuliselt ka veel detsembris ja juba kuskil märtsis on nad taas paigas, nii et see talv ei kitsenda tegelikult seda tööaega väga palju. Mitte väga, aga see ongi niisugune 1-2 kuud on kuiv periood, siis ütleme niimoodi, kus sa pead teadma, et see on selline, muidu läheb raskeks. No te olete osalenud mõlemad ka noorte katuse maailmameistrivõistlustel. Kui me võrdleme seda pilti, mida siis seal võistlustel võis näha ja see, mida siin Eestis näha võib, kas need tehnoloogiad, materjalid olid oluliselt erinevad või ei olnud? Ikka olid küll erinevad. Siis kas on mingid vahed vahel ka või oleme Euroopa maailma tasemel? Ei no, meil on siin kindlasti arenguruumi veel, vaadates seda, mis seal toimus. Aga mitte, ma ei ütleks, et palju, et lihtsalt ongi need materjalid, mis me seal kasutasime, ei ole väga tuntud Eestis võib-olla või kasutusel nii palju. Aga iseenesest töömeetodid ja keskkond on suht samal tasemel, suht hea. No Eesti materjalid ei ole niisugused kohaliku tähtsusega materjalid, need on ilmselt ka ikkagi Euroopa ja maailma tasemel. Ei kasuta viletseid asju. Oleneb muidugi, kes Telli on, jah? Jah, kes telli on. See sõltub ka. Kui nüüd meie jutuajamist vaatavad, kuulavad inimesed, kes ei ole katuse tööga kokku puutunud. See on selline huvitav töö, et mööda mineja näeb üle katuse servad. Kuskil keegi midagi toimetab, vahest tõusevad sealt ka mingid aurupilved natukene või suitsupilved üles. Inimesed tegelikult ei näe, mida te seal katusel teete. Millised materjalid üldse kasutusel on ja kuidas neid paigaldatakse? SPS ja PVC ka kuumutad selle kinni. Jah, lihtsalt. No sa kasutad väga nii-öelda erialaseid väljendeid. Sa oskad nii-öelda maakeele ka panna. Mis asi see SPS on? Bituumen materjal. Bituumen materjal. See on nagu, ei tea, viimane kiht oleks nagu paneks kerget asfaldit maha. Ongi nagu asfalt põhimõtteliselt, sa lihtsalt kuumutad selle tuliseks. See on selline bituumeni baasil rullmaterjal, mis siis rullitakse maha. Maakeeles on see ruberoid. Inimesed, ja ma küsisin just maakeeles, et seda, mida inimesed teavad. No teie amet, see katusemeistri amet on selline eriline amet, et inimesed tänavalt praktiliselt ei näe, mida te teete. Te olete kuskil kõrgel üleval, sealt paistab võib-olla mõni peanupp vahest üle katuse serva, tõuseb
suitsu ja auru ka. Nii et kui me räägime kvaliteedist sellest, et üks katus peab hästi vihma pidama, siis teil on seal üleval kõik korralikult kokku keevitatud, kokku pressitud, nii et kuskilt tilkagi midagi läbi ei tule. See oleks nagu lõpptulemus ja mis oleks oodatav. Kui tugevalt üks katus pannakse aluspinna külge kinni, kui me räägime tehnilisest poolest, seda teate kõik väga hästi, et Eestis on ka tugevaid tuuli, et ta nagu lendu ei lähe. Need materjalid, mis me paneme, on lihtsalt lamedalt ja siis sa paned nii palju kihte sinna peale, et see lihtsalt ei lenda ära, aga kleebid külge katusele põhimõtteliselt. Ma olen PVC katust näinud, sellega on asi niimoodi, et kui ikkagi tuul on väljas, siis katus nagu kergelt lainetab, mitte asjatundja ütleb, et oot, see läheb nüüd kohe lendu. Mis kostate? No PVC pannakse kahte erinevat moodi kinni, nagu kõigepealt sa paned selle katuse külge kinni ja siis sa paned selle iseenda külge kinni. Et meil on tüüblid, mis sa paned katusesse sisse, puurid sisse, et need materjalid ära ei lendaks. Ja siis sa keevitad ühe PVC tüki teise külge veel. Suurepärane. Kui palju on noori üldse katusemeistrite hulgas? Pigem vähe, ma ei näe väga. Ja, ei ole väga näinud, jah. Nii et teil kui noorte tüdrukutel on üksi täitsa igav seal üldse vanade meeste hulgas või? Ei, tegelikult mitte. Siiamaani on väga soe vastu võtnud. Aga mida te põhimõtteliselt ütleksite noortele, et kas tasub tulla proovima? Ja ikka tasub. Katusel on hea elu. Katusel on hea elu, see on üks asi. Teine asi on nüüd selle eriala või iga ameti juures, et kui head elu te saate omale siis lubada, kui te sealt katuselt alla tulete ja kuskile õhtul puhkama lähete. Kuidas palk on? Kui sa tead, mis sa teed, siis on niisugune Eesti keskmine. Elab ära. See on suurepärane. Teie ametiga seoses mul tuli üks teine selline käibefraas pähe, et see on salmikene ühest laulust siis või rida ühest laulust, et saada pruuniks teiseks juuniks, et kuidas sellega lood on, et kas kevade tulekul te mingil hetkel oluliselt eristute teistest inimestest, te olete nüüd pruunimad, te olete näete mõnusad päevitunud välja või peab kaitseriietus nii peal olema, et ei õnnestu päikest saada? Ei, ikka õnnestub päikest saada. Aga lihtsalt mulle vist ei hakka väga päike peale. Ega oleneb, mis selles on, aga kui kindad käes on näiteks, sa ei taha ilma kinnasteta üldse tööd teha, see on lihtsalt ohtlik igatepidi, aga siis on natuke rante näha ja see on naljakas. Sa tead kohe, et näe, tööinimene. Nii, et tuleb targalt asja võtta, jah? Tuleb targalt asja võtta, jah. Et kui sa katus oled, sa käid rannas ka natukene. Kas olete märganud sellist asja ka, et kui tulevad uued inimesed peale, et kes tahaksid nagu seda katuseametit õppida, katusemeistri ametit ja siis ühel hetkel, kui nad katusele jõuavad, siis sellest, kui ma räägin lamekatusest, siis katuseluugist enam kaugemale ei julge minna, sellepärast kõrguse kartus on nii suur. On märgata olnud, kui teie ei ole tähele pannud? Ei ole väga otseselt ei ole näinud, aga kõige lähem asi on Kristella katusele tulemas. Kui ta esimest korda tuli, siis ta ikka ei julgenud seal väga ääres olla ja õnneks on aeg. Sellest saab üle? Ei, kindlalt saab üle. Kui kaua aega võttis, et sellest väikesest kõrguse kartusest, see on loomulik, see on hästi loomulik, et kui kaua aega võttis, et sellest üles? Millal ma läksin siis näärem? Ei tea, ei olnud väga kaua õnneks. Aga see on töö osa, nii et sa pead sellega ära harjuma. See on töö osa, see on selge, eks ole, ja inimesel on ohutunne. Ma lihtsalt kui küsisin seda rõhutamaks, et kui inimene võib-olla tunneb, et ta pisut kardab kõrgust ja et siis ta ei tahaks seda ametit valida, et sellest saab üle. Kui kõige kõrgemad majad on, kus te olete teinud? Päris nendel katustel te veel ei ole saanud oma tööd teha, need, mis
mere poolt vaadates domineerivad Tallinna linnapildis pilvelõhkujad. ei, pilvelõhkujad mitte. No siis, kui järgmine ehitatakse, siis eks me lähme peale. Aga... Kas hing kisub sinna ka? Jaa. Tahaks minna. See on ilmselt äärmiselt põnev. Kui müürimees tahab oma tuttavatele nii-öelda natukene uhkustada, keksida, esitleda, selle maja ladusin mina. Kuidas katuseinimene saaks nagu uhkustada, et selle maja katuse panin mina? Mis te sõpradele näitaksite? On võimalik, et teete droonivideo kuidagi moodi, et näed, mina tegin siin. Osa tööst on piltide tegemine. Nagu kogu aeg peab pilte tegema. Nii et ilmselt saaks pilte ja videoid näidata. Droonivideod, ma ei tea, selleks on eraldi luba vaja. See on töö osa. Miks see on töö osa? Et saaks kliendiga olla samal lainel. Oletame, et midagi tuleb ära teha, siis sa teed selle enne pildi ja pärast pildi ja kui ta on sellega rahul, siis on okei. Ja see on ka kindlustus nii tellijale kui tegijale, et asi on tehtud täpselt nii, nagu tellitud on. Et katusemeistri, see on täiesti arusaadav, et katusemeistri nii-öelda üks kvaliteedi näitaja on selline hoolikas ja kohusetundlik töösse suhtumine. Et kui palju pilte teinekord päeva jooksul tuleb teha? Ikka päris palju. Oleneb tööst, aga ikka üle 10, 20. No see tuleb peaaegu niimoodi välja, et sina rullid materjali maha, sina pildistad kõrval. Õnneks on see, et telefon käib kiiresti sisse välja taskust. Millised on olulised sõlmed, kuhu pannakse sellist rõhku, et võtta siit ma teen pilt? Ma usun, et keset katust, kui meil on 500-600 ruutu katus suur, sealt keset katust ilmselt ei ole niivõrd tähtis. Aga millised kohad on, kus kohast te tavaliselt siis seda kvaliteedipilti teete? Katuseluugid, tuulutid, katusekorstnad. Nurgad pigem, kus rohkem kui üks asi kokku saab. Kui see lihtsalt lamekatus... Nurgad, läbiviigud, kõik. Et kus on rohkem tehniline tegemine, kus kaks materjali saavad omal ka kokku või tuleb midagi vertikaalset vastu sellele, mis sa tegema pead. Kui palju võttis aega ennem, kui teid kuulutati iseseisvaks katusemeistriks? Siiamaani vist ei ole. Ei noh, ma ei tea. Ma mingi sujuvalt sain oma eksami läbi siin. Eelmine detsember äkki siis. Aasta natukene. Siis tegite ära oma kutseeksami, jah? Kus Eesti koolis te käisite katusemeistri ametit õppimas? Eestis on väga-väga mitmeid kooli, kus kohas saab katusemeistriks õppida. Kus teie õppisite? Tallinna ehituskoolis. Siin samas katuse all? Huvitav küll, ilmselt tööriietus muudab inimesi, et ma isegi ei juhtunud nägema, kui katusemeistrid seal toimetavad, seal ka kaks noort neiut. Aga igal juhul väga meeldiv kuulda. Sa nagu aga vihjasid natuke sellele, et kutsetunnistus on küll käes, aga ei tea, kas veel olen täismeister. Mida sa sellega nüüd öelda tahtsid, et üks asi on kool, teine asi on kogemus? On nii või? Ei, ma mõtlen rohkem seda paberit. Et see ei ole nagu täiesti iseseisev. Sa ei saa minna ja teha. Sul peab olema keegi, kes annab sulle tööülesande, et sa saaksid teha. Aga kuidas sa ennast tunned katusel? Kas sa oled meister? Jaa, ma tunnen ennast väga hästi. Tunned ennast juba väga hästi. Tähendab, see sisetunne on sul nüüd selline, et veel võib-olla aastakene ja siis lähed uuesti eksamile, et saada 4. tase kätte. Tahaks küll. Mis sinu sisetunne ütleb? No, oleks tore, aga ma ei tea, kuidas see praegu mu plaanidega kokku läheb, et ma uuesti kooli lähen. Kui pikalt te nüüd siis katusel olete olnud? Ma saan aru aasta ja võib-olla natukene peale, jah? 2 aastat, jah. 2 aastat? Jah. August 2000. Juba palju? Juba palju, jah. Mida sisetunne ütleb? Kui pikalt te katusele jääte? Sellele küsimusele ma küll ei oska vastata. Ma ei tea, mis eluke toob. Veel ei ole tunnet, et lõpetaks selle asja ära? Ei, kindlasti mitte. See on hea füüsiline töö ja see teenid paremini, kui
mõni poetöötaja. Suurepärane, sa tegelikult võtsid mul mõnes mõttes küsimuse suust ära, mida ma tahtsin järgmisena küsida. Kui raske see töö füüsiliselt on? Ütleks, kõige raskemad ongi need rullid, mida sa liigutama pead, aga sellele leiab alati väga kerge viisi, kuidas seda teha. See on rull, see veereb. Mingil hetkel tuleb seda rulli tõsta ka, et sa tõstad ikka kahekesi seda rulli või üksi? Üksinda. Kuidas selle tõstmisega on, rulli tõstmisega? Ma mõtlen näiteks PVC rulli ühest kohast teise toimetada. no ikka see on ikka sihuke No see on suur rull, see on, palju ta on, 2-meetrine. Vaata, et kraanatöö juba ja. No ei, selle saab ikka kahekesi ära tassitud, aga kui neid rohkem on, siis on muidugi vaja kedagi ka. No. Isegi SPS-rullidega selle saab ka üksinda ära tassida. See ongi see trenn, mis sa teed seal. Sa ei pea jõusaali minema, sa lähed ja teed katusel teed. Puhas raha kokkuhoid. Ja siis vähe tahad nüüd surumist ka teha, siis tõstad pea kohale selle rulli korra natuke. Siis teine inimene kõrvalt hoiab sul käed all, et see peale ei kukuks ja teed see jõusaal. Tuleme jälle teie nooruse ja ameti juurde tagasi, et kas vahel kuskil seltskonnas, klubis tuleb jutuks mõne, no ütleme kas või mõne noormehega, kellega seal tuttavaks saite, siis tasapisi läheb jutt ka selle peale, kuidas, kellena töötad, kas sa oled kaupluses müüja või töötad mannekeenina ja siis kui ütled, katust pakun, siis kuidas reaktsioon on, kas on olnud sellist ka, et vau. Ei, kinnet on olnud, aga kinnet on olnud. Minu arust väga vahet ei ole, kellele sa seda ütled, aga kõik on alati väga üllatunud. Nagu inimene katusel. Nagu ma ei arva, et see on nagu otseselt meie asi, et oh my god, meie oleme katusel, aga lihtsalt ei, aga nagu otseselt inimestena, ma arvan, et ükskõik kes ütleks, et ta töötab katusel, kõik on nagu vau, aga see lihtsalt annab natuke juurde, et me ei ole tavaliselt 40-aastased mehed katusel. Ja lõpetuseks tahaksin siis üle küsida, et kui keegi teie tuttavatest nagu otsib praegu endale ametit, siis kas te julgeksite kindlalt soovitada nii-öelda alla kirjutada, mine õppima katusemeistriks ja teegi kahetse? Muidugi olenevalt inimesest, aga ma arvan küll, mõnele sõbrale saab ise pakkuda seda. Mis see iseloomuomadus peab olema, peale vaatate, et kuule, sina ära mine, sina mine või vastupidi, sina ära mine, sina mine. Ei võta otsustus julgusteks. Ei, aga mõni inimene ei taha lihtsalt füüsilist tööd ja sa näed, et ta ei tee ja talle meeldib näiteks inimestega suhtlemine rohkem, siis ütled talle, et mine katusel. Igal juhul teie soovitate? Jah, muidugi.